Volkswagen nimetab Touaregi lipulaevmaasturiks ja kõige intrigeerivam osa sellest on välja selgitada, kui palju ta on maastur. Ja selleks tõime me selle suure ja kalli nelikveolise masina Kõrvemaale maastikusõidualale. Ja nii palju, kui meid asfaldisõidurehvid lubavad lahtise liiva sees auto omadusi proovida, siis võib öelda etteruttavalt, et ta on väga kõva roni ja mutt. Me ei oleks osanud arvata, et ta praktiliselt sileda rehviga mööda lahtist liiva nii hästi mägedest üles ronib. Põhiline küsimus on see, et mis asi see Volkswagen Touareg on. On ta mahtuniversaal, on ta maastur, on ta luksussõiduk või on ta hoopis kõik need. Nagu me äsja proovisime, siis sellisel lihtsamal tasemel maastikusõidu võimekus on tal täiesti olemas. Erilisemaks teeb teda see, et kui linnamaasturiga näiteks sügava liiva sisse asja pole, siis Touaregil on piisavalt palju clearance'it, et mitte jääda põhja peale kinni ka üsna järskude mühkude peal. Samuti oskab ta ronida 3 rattal ja isegi juhul, kui ainult 2 ratast on tõsises kontaktis maapinnaga, siis liikumine ikkagi jätkub. Aga kas ta peabki olema selline auto, mida maastikul sohu või metsadesse uputada? Seda kindlasti mitte, sest et tegelikult on ta kompromiss suurepäraste maastikusõidu omaduste vahel ja täiesti esmaklassilise mugavuse vahel muudel teedel. Eraldi küsimus on see, et kellel on Touareg mõeldud. Sama põhja peal saab endale soetada Lamborghini Uruse, mis on tõsine elukas. Sama põhja peal saab endale soetada Bentley Bentayga, mis on luksuse musternäidis. Ja üsna varsti saab samal põhjal soetada ka Audi Q7. Ja seega jääbki küsimus, et kellele ja milleks on Touareg. Aga ilmselt on ta mõeldud sellisele ärimehele, kellel raha on, aga kes ei taha osta endale premium-klassi masinat, sest et Volkswageniga käib ikkagi kaasas rahvaauto maine, ehk siis ostja, kellel on raha, aga kes ei taha seda välja näidata. Me oleme proovinud seda kergemal maastikul, me oleme proovinud seda auklikel kruusateedel ja isegi lahtise kruusaga ja suurtes aukudes käitub ta äärmiselt rahulikult ja ta ei uju. Ja kui siis sõita halva tee pealt või teedeta maastikult kiirtee peale, siis peab tunnistama, et see vaiksus, mis selle auto sõitjate ruumis on, see on päris üllatav. Ja loomulikult ei ole vähetähtis see, et 210 kilovatine mootor kiirendas meid just täpselt maanteekiiruseni selle väikese ajaga. Lõbus. Aga ennekõike mugav.